karjas käimise loo seades saavad kokku Sikusarve imitatsioon Urvastest ja Kolga Jaanist pärit helletused tulevad sinna introsse, et on see burdoon, A-burdoon ja need loodushääled, eks ole. Et seal ma palun igal ühel valida mingi väike, lühike hääl, mida siis teha niimoodi korraks ja siis jälle kuulata, mis teised teevad. Et see oleks selline pidev dialoog üksteisega, et võib-olla vastajate on mingi sarnase võib-olla siit midagi teha ära oma asi lühikeselt ja siis jälle kuulata teisi sisse-välja selline, et ei oleks pidevalt mingi müra. Ja sinna peale tulevad siis selline võib-olla 4 korda enne loo käima minemist see helletuse fraas, mida saab siis ka jällegi arhiivi salvestuselt kuulata, aga seda võib ka muuta, et igal ühel oligi ju tegelikult oma personaalne huige või helletus, millega siis üle karjamaa või põllu või läbi metsa üksteisega suheldi. Et kui grupist valida näiteks 2 inimest välja, siis see võibki selle dialoogi jooksul muutuda see väike helletuse meloodiakene, aga ei pea muidugi. Ja et see ka ei oleks mitte pidev ja üksteise otsa kogu aeg intro jooksul, vaid see huige, paus, vastus, huige, võib-olla suurem paus, võib-olla väiksem paus, jälle. Et ta oleks selline loomulik, mitte liiga ära seatud. Ja siis hakkab see lugu Urvastest pärit Sikusarve imitatsioon. Ja seal on need tiat-tiat-tia voogendused. Ehk siis titi teine 8. ja järgmise titi esimene on legaatos. See moodustabki selle omapärase tunnetuse versus. Et sealt paratamatult see voogen tõuseb natuke legaato lõpus õhku. Aga näiteks forte osades ta võiks jääda rohkem keele sisse. Ja piano osades. Teine asi, mis siin loos tuleb hästi välja, on see, et viiul ei ole tempereeritud pill. Et A-keelel mängitud meloodia oleks siis hästi E-keele vastu. Siis siin üleval on ka intonatsioon natuke madalam, eks ole, jälle A-keele vastu. Läbimängus on meloodia 3 oktavis. Et seal tuleb kindlasti see intonatsiooni teema ja muidu need voogendused jäävad loo vältel samaks ja tekibki selline mõnus transs.